tere, head vaatajad, Punkar TT siinpool. Täna räägime jälle ühest seriaalist, mis ETV-s vahepeal jooksis, aga enam ei ole olnud, aga Jupiteris on veel üleval. Loodetavasti siis ka video välja tuleb ja selleks on seriaal nimega Süü. Tegemist on Eesti seriaaliga, kus hakkab selguma üks traagiline juhtum, mis on 12 aastat tagasi juhtunud ja siis kuidas see hakkab pärast 12 aastat uuesti inimesi mõjutama, kes sellega seotud oli. Välja mõeldud seriaal, muidugi mitte päriseluline. Aga alustame, et miks mulle see draamaseriaal meeldis kõige rohkem oli kindlasti üks põhjus see, et kuidas see on niimoodi lahendatud, et on niimoodi, et kord näitab aastat 2009 nagu tegevusi, millal midagi juhtus ja siis näitab tänapäeva ehk aastat 2021. Ja see, et kuidas see on niimoodi lahendatud nagu niimoodi, et on näiteks saame Jaan Rekkori, kes seal mängib kohe näitena ära tuua, et väga hästi on tehtud niimoodi, et aastal 2009 on filmitud niimoodi, et on ilma habemeta ja siuke nagu noorem ja siis on eraldi filmitud mitu nagu hiljem on filmitud aastal 2021, kui tal on habe ees ja siuke hallim ja hoopis teistsugusem, et juba grimm on nagu väga hea selle seriaali puhul. Ja ka see, kuidas on nagu värvid ka niimoodi nagu kuidagi kaameraga tehtud niimoodi nagu, ma ei oska öelda, kuidas seda nimetatakse, kuidas niimoodi nagu värvi muudavad, nagu ma ka vahel ühe video puhul panin nagu värvi niimoodi, et oleks nagu õhtune poole, siis ma panin nagu video värvi panin nagu siukseks tumesiniseks, nagu siukseks nagu öiseks või siukseks külmemaks tooniks. Et selles seriaalis on ka seda niimoodi näha, et 2009 on siuke nagu kollas, nagu kogu see taust on siuke kollakas, siuke pruun, siuke nagu ja siis tänapäev on siuke hoopis selline nagu ongi, et nagu värvilisem nagu või siuke süngem pisut või niimoodi kuidagi nagu, ma ei tea, see igaüks saab ise otsustada, kuidas seda nimetada. Et aga selles mõttes ongi niimoodi lahedasti tehtud, et see pole nagu lihtsalt pandud niimoodi, et nagu on vaeva nähtud nii grimmiga kui ka kõik nagu on niimoodi hoopis teisi, on arusaadav, et üks on ühest ajast ja teine on järgmisest ajast, et ei ole nagu niimoodi lihtsalt nagu tehtud niimoodi, et võib-olla, et näiteks, et Ott Seppki on näiteks seal niimoodi, et mõlemal korral on habe ees, tal nii 2009 kui ka 2021, aga jälle 2021 on nagu juuksed jälle natukene nagu minu arvates rohkem peas kui 2009, et see ongi nagu sedasi, et ikka on nagu mingi erinevus sees neist tegelastes nagu, et niimoodi, et see on väga hästi tehtud. Ja siuke põnevus on ka selles seriaalis, et seal ongi niimoodi, et esmapilgul kohe esimene osa jätab nagu võib-olla mulje, et on selge, kes midagi tegi, aga siis järjest hakkab see niimoodi igas osas kooruma niimoodi, et siis hakkab vaataja nagu mõtlema, tegelikult äkki ei ole ikka sedasi või ikka on ja siis lahe on see, et päris tõde selgub ikkagi lõpus, ja kui rääkida näitlejatest, siis muidugi peab väga kiitma seda noort näitlejat Kris Sirki, kes mängib seal Emil Lepat, seda noort pätipoissi 2009. aastal 2009, et ta väga hästi mängib, et ma ei tea muidugi, kas on tal esimene roll või on ta juba varem ka teinud, aga tal tuleb see väga hästi välja ja selles mõttes just tema nagu see tegelaskuju puhul on see nagu väga hästi õnnestunud ka näitlejate valik, et seal kuni lõpuni saab vaataja nagu mõistatada, et kui 2009 mängib teda Kris Sirk, et kes siis 2021 tegevuses ta siis lõpuks ikkagi on, et kas teda mängib siis Mihkel Kallaste, on Markus Habakukk hoopiski või on hoopis Rainer Elhi või hoopis keegi neljas, et sedasi, et kuni lõpuni on see nagu võiks öelda siuke mõistatuse mäng, et kes ta siis on, et kes ta siis 2021 aastal on, et neid tegelasi on seal nii mitu, kes võiksid olla vabalt, kuni alles viimases osas selgub, kes on tegelikult.
et jah, aga see Chris Sirk mängib seda väga hästi ja et nagu kindlasti ma loodan, et teda näeb veel, kui ta muidugi ise soovib seda näitlejaks saada, et kindlasti väga hästi mängitud ja loodetavasti näeme veel. aga kui rääkida veel näitlejatest, siis näiteks seal lööb kaasa ka Elina Masing, kes minu üllatuseks, ma enne ei teadnud teda, aga ta väga hakkas meeldima mulle. aga siis kui guugeldasin, siis nägin Vikipeedias on ikka päris palju juba kirjas, et ta ju teeb selle Valge tüdruk nime all teeb ka esinemist ja siis ma hakkasin otsima nagu, et kas ma äkki leiaks siis tema repertuaarist mõne laulu ka, mida võib-olla kuulata või niimoodi, aga kuna ta ise on ka öelnud, et on siuke pisut skandaalne ja siuksed eriti ropud laulud ja niimoodi, minule ropud laulud ei meeldi, nii et mul oli väga raske, kui ma laule vaatasin, et milline võiks olla üks hea laul, kuni lõpuks ühe leidsin, aga kuna ülejäänud on nii ropud, siis kahjuks minule lihtsalt ei sobi see. et aga ma ei ütle selles mõttes, et ta on, aga see ei tähenda, et teda ei peaks kuulama ja kindlasti ta on siuke nagu päris julge ja lahe artist selles mõttes. aga selles nagu jah, artistina, aga tuleme nüüd seriaali juurde tagasi, et ta mängib väga hästi siukest, ma ei tea küll, kas see on tal esimene roll, siuke näitleja roll või on ta seda varem ka teinud, mina ei ole näinud, aga mulle ta väga meeldib sellena ja tema ja Markus Habakuk mängivad seal elukaaslasi või paari sedasi ja siis seal mulle väga meeldivad justki need kohad, kuidas nad seal koos on ja siis vahepeal nagu tundub, et hakkab laiali minema ja siis kuidas see asi ikkagi see ära lahendab ja niimoodi, et nad ikkagi lõpus jäävad kokku. aga samas see võiks öelda selle seriaali puhul saaks nagu võib-olla teha eraldi seriaali veel sellest, et kuidas see, et mis on selle Markus Habakuk tegelase nagu siuke tahaplaan, et seal jääb sedasi nagu väga siukseks vähe, see jääb nagu teada, et ta küll ütleb küll, et mis tal kõik on, et miks tema kohta infot ei leia ja niimoodi, aga see kõik jääb siukseks saladuseks ja samas on seal ka see, et ta võtab seal noa välja ja siis kui võib-olla see tekib seal, minul tekib küsimus, et võib-olla, et kas ta päriselt ka oleks selle Elina Masingu nagu tegelase niimoodi minema ära viinud või kui ta oleks keeldunud, siis ega ei tea, võib-olla äkki oleks hoopis hullemini läinud, ega ei tea ju. et see on siuke lahe, siuke mõttekoht, et see seriaal annab sellist nagu põnevust ja siukest nagu, et saad nagu loominguliselt inimesed saavad mõelda, et ei tea, mis nüüd saab, kas, et või mis oleks juhtunud, kui oleks teistmoodi läinud. et jah, siis lisaks võiks öelda, kui tuua korraks võtta seriaal, kes tappis Otto Mülleri, siis lisaks Jaan Rekkorile mängib selles seriaalis ka see Karmel Naudre, kes ka seal, kes tappis Otto Mülleri, mängis Marleeni, Otto Mülleri armukest ja nüüd selles rollis mängib ta 2021. aasta osades nagu tegevuses mängib vanemat Hannat, ühte last, kes 2009 oli veel väike nagu selle seriaali mõttes ja selles mõttes see roll on ka siuke lahe. Mul oli niimoodi vist, et ma mingi vaatasin, kui ma nägin seda, mõtlesin, ma olen teda kuskil näinud, aga mul ei tulnud üldse meelde, et Otto Mülleris oli, et ma ei tea, millegipärast ei tulnud üldse meelde, aga see on muidugi erinevad tegelased ka muidugi. Hoopis teistsugune nagu tegelas, kui ilmselt sellepärast ära ei tundnudki, aga ta mängib ka väga hästi ja väga tore on. Siis on veel, kui näitlejatest kedagi välja tuua, siis on veel Eliise Botman, kes mängib teist tütart ja tema puhul oli ka niimoodi, et ma tundsin ta ära, aga tema puhul tuli meelde kohe, kus ma teda olin varem näinud. See oli, võiks öelda nii saates kui ka seriaalis TV3-s oli Eesti krimilood, mida kahjuks enam ei näidata, kus ta mängis üht neidu, kes läks töövestlusele ja siis õnneks jäi küll ellu, aga samas see, mis seal juhtus, ma ei taha sellest rääkida, las see jääda. Kes on näinud, teab, mis seal juhtus. aga et selles mõttes oli tore teda ka jälle näha, et vahepeal nagu ei ole, peale selle Eesti krimilood seriaali pole teda nagu vahepeal näinud, et nüüd oli tore jälle näha. Ja siis muidugi Ott Sepp on väga hea, nagu selles mõttes ta on ju teada-tuntud draamanäitleja, kuigi ta on ka koomik, siis
selles seriaalis ma ütleks, et nagu võib-olla mingi hetk oli sihuke natuke, kus natukene ikka ajas naerma, aga samas ikkagi rohkem oli tõsine ja mulle ikka kõige rohkem meeldis, ma ootasin nii väga, et millal tuleb see koht, mida juba treileris enne kui seriaal algas. Näiteks see, kus ta oli näha, kus ta ütles, et ma lihtsalt ei mõista, kuidas te saite seda teha. Et nagu sihuke, just seda kohta ma ootasin tegelikult terve seriaali jooksul, et millal, mis osas see koht tuleb ja niimoodi. Aga tegelikult, kui võeta, kes mulle nendest näitlejatest seal kõige rohkem meeldis, siis oli tegelikult selleks Aago Anderson, keda küll igas osas ei olnud näha, aga kes mängis selle Emil Leppa isa ja kui ta esimeses osas teda nägin, siis ma kohe hakkasin nagu mõtlema, et kui esimese stseeni põhjal, et kui Aago Anderson mängib sellist rolli, siis saab temaga raudselt nalja ja mulle sellist nagu sükest karmi ja sükest tõsist inimest või kes läheb üpris tihti närvi või midagi, et sellistes rollides on teda varem näha olnud nii Känimeestes Klassi kokkutulekus kui ka seriaalis Ment, kus see kõik oli ikka väga naljakas, aga selles seriaalis öeldes tegelikult Aago Anderson kunagi ütles ka vist ühes saates Salalaul, kui talle tehti üllatus, siis enne seda, kui ta läks lavale publikat ja ütles, et nii rahvast on ka, et siis peab ilmselt nalja tegema, et noh, see ongi see vist, et tema on üks siuke näitleja ka, et kui inimesed eeldood juba, et kui tema on kambas, siis saab nalja, aga selle seriaali puhul no mitte ühtegi kohta ei olnud, kus temaga oleks nalja saanud või kus ta oleks mind naerma jäänud, ta mängis väga tõsiselt ja seda oli kohe täitsa nauditav vaadata, et mitte mingit nalja seal ei olnud ja et ükskõik mis stseen oli, ta oli täpselt nagu siuke nagu üldse nalja ei olnud ja seda oli täitsa vaimustav vaadata, kuidas ta seda tegi, et muidugi võib-olla ta on juba üle 50, et võib-olla ta on neid rolle varem ka teinud, aga mina olen rohkem neid selliseid naljakamaid rolle ja selle tõttu oli seda nii nauditav näha, kuidas ta seda mängis ja just see, et kuidas just see kõige viimane stseen, kus tema oli, kuidas ta selle ära lahendas ja see oli lihtsalt ma ei tea, see on üks täiesti, minu arvates see oli üks selle seriaali parimaid kohti, kus just Aago Anderson võiks öelda lahendas selle asja ära ilma, et keegi oleks veel surma saanud ja midagi. Kes on näinud seriaali, see teab, mis kohast ma räägin. Kes ei ole näinud, siis vaadake järele, loodetavasti on see Jupiteris veel alles, siis kui video välja tuleb. Aga et jah, et Aago Anderson oli ikka tõesti väga nagu hästi ja väga hästi mängitud, et ma kindlasti on ta selliseid rolle varem ka teinud, aga ma ütleks, et see on praegu küll sellistest rollidest minu lemmik, et see oli tõesti hea. Ega selles seriaalis vist oligi minu see koht, mida ma just kirjeldasin, kui ka see teine koht oli minu lemmik, kus Markus Abakuk ja Elina Masing rääkisid omavahel asjad selgeks, ilma et keegi neid segas ja et need kaks kohta olid mu lemmikud nagu ja see ka midagi, mida ma juba mainisin, et kes siis see Emil Leppa on, et kas Markus Abakuk, Rainer Rechi või Mihkel Kallaste, et see oli siuke hea põnevusmäng seal ja et jah, ja see, et see seriaal on ainult 6-osaline, aga selle jooksul on nii palju põnevust ja siuke lahed, et see on väga hästi tehtud seriaal ja ma kindlasti soovitan seda vaadata ja muidugi lõpp on jälle niimoodi natukene nagu ikka on, et võiks nagu tekib nagu jälle mõtteid, et oleks võinud veel midagi sellist näidata ja midagi sellist näidata, aga eks see ongi see teebki võib-olla ühe seriaali heaks, et inimesel tekivad küsimusi ja nad saavad ise mõelda, kuidas see võiks võib-olla edasi minna ja niimoodi, et see on üks asi ka, mille pärast seriaal alati hea on, et ei anna kõike vastuseid kätte, et inimene saab ise mõelda. Aga jah, selline see seriaal süü on ja ega ma kõike ei saa rääkida, mis seal täpselt juhtus, muidu pole huvitav rääkida või vaadata õigemini. Aga kõik need näitlejad olid seal väga head, nii lapsnäitlejad kui ka need, kes on juba vanemad tuntud näitlejad ja muidugi grimm ja kõik see, kuidas kaameraga filmiti ja just see värvid ja kõik see, mida ma kõik mainisin, et see tegi sellest seriaalist väga hea seriaali ja muidugi tore, et osa tegevust läks Saaremaale,
midagi, kus mulgi sugulased elavad ja kus ma alati hea meelega käin ja et selles mõttes on tore, et vahel ka kuhugi siuksesse kohta või seriaali filmitakse, kuhu võib-olla inimesed nii tihti ei satu, kõik, kes elavad mandril. Et jah, aga väga lahe seriaal ja väga hästi tehtud ja minge vaadake seda järele Jupiterist, kui see veel üleval on. Ma väga soovitan. Edu kõikidele näitlejatele ja tegijatele, väga head tööd tegite. Aga selline see video sai, eks näeb, millal võib-olla tuleb jälle mõni seriaal, millest rääkida võib-olla, kui tuleb. Aga jah, olge terved ja tšau!